Sesta mind Jumal, sest veed tõusevad mu hinge hukutama. Ma olen vajunud sügavasse põhjatusse mutta, mul pole jalge alust. Ma olen sattunud vee sügavusse ning voolas vesi uputab mu. Ma olen väsinud hüüdmast, mu kurk on kähe, mu silmad on väsinud, oodates oma Jumalat. Neid, kes mind asjata vihkavad, on enam kui juuksekarvu mu peas. Tegevaks on saanud mu hävitajad, kes on ilmaaegu mu vaenlased. Mida ma pole riisunud, pean ma tasuma. Au olgu isale ja pojale ja pühale vaimule. Nõnda, kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Armsad sõbrad, tänase suure nädala teisipäeva paluse mõtete aluseks paneme tähele Jumala sõna prohvet Jesaja raamatu 52. peatükist salmid 13-15. Ja seal on öeldud nõnda. Vaata, mu sulane talitab targasti, teda ülistatakse ning ülendatakse ja ta saab väga kõrgeks. Nagu paljud tema pärast kohkusid, nõnda rikutud, ebainimlik oli ta välimus ja ta kuju ei olnud inimlaste taoline. Nõnda pööravad paljud rahvad oma pilgud temalt ära, sulevad kuningad tema pärast oma suud, kuid mida neile ei ole jutustatud, seda nad saavad näha ja mida nad ei ole kuulnud, seda tuleb neil tähele panna. Aamen. Armsad sõbrad, meie tänase palvemõtiskluse teemaks on Jeesus kohtu ees. Ehk siis suure nädala teisipäeval me tähistame või pigem siis mälestame seda päeva, mil mõisteti kohut kõige veatuma, kõige puhtama, kõige rikkumatuma olevuse üle, kes üldse inimese kujul maa peal on käinud. Tema oli patuta, meie oleme patused. Ometi mõistsime meie tema üle kohut ja need olid meie patud, mille eest me teda nuhtlesime. Nii nagu pada karjub katlale must, olles ise veel räpasem, ent selle vahega, et sel korral ei olnud katel sugugi mitte pesemata, vaid olime seda meie ise. Ometi oli antud neile inimestele, neile kohtumõistjatele prohveti kulutuses teada, et tulemas on see Messias, keda nad ära ei tunne, keda nad põlgavad, kes kannatab, saab hukatud nende eest ja ometi lepitab neid. Seda, mida nad ei mõista, peavad nad ühel päeval taipama hakkama. Neilt nõutakse seda. Nagu öeldakse, teadmatus ei vabasta vastutusest. Tolleaegsetel inimestel oli antud võimalus. Need samad prohveti kirjad, millest meie tänasel päeval üritame õppust võtta, olid neil olemas aegade algusest peale. Ja ometi need samad inimesed, kes neid vahest kõige paremini tundma oleksid pidanud, ei saanud aru, mida neis oli kirjutatud ja kelle kohta see käis. See suurejooneline tarkus ja haritus osutus vaimupimeduseks. Ja südame või südametunnistuse ja lihtsalt halastuse puudumine, sallimatus kellegi suhtes, kellest
Nad leidsid, et see on teistsugune, kuidagi isevärki mees targutab mingisugusest meeleparandusest ja Jumala juurde tulemisest ja meie oleme ju ometi Jumala juures, meie teame Jumala tarkust, oleme seda õppinud, oleme lugenud. Meie ütleme, kuidas asjad tegelikult on ja Jumalal endal ei olegi selle kohta mitte midagi öelda. Head sõbrad, kui te ka tänasel päeval kuulete kedagi praalimas, et tema ainuisikuliselt teab, kuidas piiblit tõlgendada või kuidas Jumala juurde kõige paremini jõuda, siis ärge teda kuulates liiga hoogu sattuge. Ärge muutuge selleks märatsevaks rahvamassiks, kes jookseb takkaässitajate ajel vales suunas, kes lohistab ainsa õige ja äravalitu kohtu ette ja nõuab tema surmamõistmist lihtsalt sellepärast, et see inimene on teistsugune ja neile mõistmatu. Ärme muutu juutideks Jeesuse ajal. Ärme muutu nendeks, kes arvavad, et nende käes on monopol Jumala juurde jõudmisel või üleüldse teadmine sellest, mismoodi maailmas olla ja kuidas elada. Seesama kannatav sulane Jeesuse võrdkuju nendes prohvetikirjades, see, keda ei tuntud ära, kelle pärast kuhkuti, keda põlati, kellelt pöörati silmad eemale, just nagu oleks tegemist mingi vastiku tüütusega, võib-olla kellegagi, kes kerjab meie läve ees või tuleb meile iseenda prohveti sõna pakkuma, pakike ajakirju näpus. Ta põlati, hüljati. Teda ei peetud Jumala pojaks. Temas ei tuntud ära seda, kes ta tõeliselt oli. Ja kui ometi meie ise tahaksime loota, et me oleme sellest ajast midagi õppinud, natukene kaugemale jõudnud, siis ega ikka ei ole küll. Ka meie näitame näpuga, ka meie põlastame, ka meie vihkame, ka meie üritame ikka ja jälle arvata, et meil on eesõigus öelda, keda Jumal tohib enda juurde kutsuda, keda mitte, keda ta tohib avasüli vastu võtta ja keda mitte. On teoloogidegi hulgas neid, kes arvavad, et nemad tunnevad piiblit teistest paremini, kes ühel ja samal teenistusel ütlevad Kristuse sõnad, tulge minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete. Ja sealsamas tahaks ometi ära tõugata ühed või teised või kolmandad, kes on neile vastumeelt ja keda nad sellepärast peavad kõigist kõige patustamataks. On meie hulgas neid, kes ei salli kuulutust Jeesuse halastusest, kes küll kuulutavad sõnades üles tõusnud Kristuse poolt meile kõigile pakutud lunastust. Ent ometi tahavad teha tingimusi selle halastuse osaliseks saamiseks. Just nii nagu juudid ajasid käsuõpetusest näpuga järge, nii tahavad meie ajalgi mõned inimesed, et need kõige
patusemad nende arvates. Lunastaksid ennast kõigepealt ise, seaksid ennast korda, enne kui nad tohivad tulla Kristuse juurde. Head sõbrad, kui minust sai Kristuse karjalammas, tulin ma tema juurde lühikeste pükste, lõhki kukutud põlvedega, nokats müts pähe tõmmatud jalgrattal. Ei olnud mul lipsu ees ega smokingit seljas. Ei olnud ma kuni selle ajani, kui ma hakkasin kirikus käima, kuulnud kuigi palju Jumala armutegudest, Jumala imedest. Jah, ma olin lugenud natukene Vana Testamenti ja selle põhjal otsustanud, et ma olen üks väga patune ja hukka läinud hing. Kui minu esimene õpetaja ei oleks mõelnud tõsiselt neid sõnu, tulge mu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete, siis oleks Jumal saanud mind ikka veel päris tükk aega taga otsida. Sest ma oleksin ennast peitnud tema eest, arvates, et ma olen liiga räpane, liiga kõlbmatu, liiga rumal. Mitte keegi ei ole liiga patune või liiga rumal või liiga kõlbmatu, et tulla selle juurde, kelle pärast me oleme kristlased. Selle juurde, kes on meid oma nimega oma rahvaks kutsunud. Mitte keegi ei ole kõlbmatu, et issanda lunastust vastu võtta. Kui Jeesus oleks tahtnud, et me ennast ise korda teeksime, siis ei oleks ta lasknud enese üle kohut mõista ega läinud meie eest risti surma ja tõusnud üles. Tal ei oleks seda vaja olnud. Ta oli Jumala poeg, ta oli Jumal. Ta oleks võinud need kohtumõistjad puhuda laiali, nagu ebemed tuules. Ent ometi läskis ta ennast mõnitada, oma õpetust naeruvääristada. Läskis ennast piinata ja hukata meie eest. Ta oleks võinud minna oma jüngritega kusagile mujale õhtust sööma. Ta oleks võinud mitte minna Õlimäele palvetama. Ta oleks võinud leida kergema vastupanu tee. Ta oleks võinud öelda, mine ja ära tee enam pattu ja hakata selle sõnumiga rändjutlustajaks, kas või nagu hakkas hiljem apostol Paulus. Pageda selle kohtu eest, millele ta vastu astus, peita ennast natukene aega kusagil kõrvalises kohas ja pärast seda hakata ringi käima, et rääkida võimalikult paljudele. Jah, küllap oleks vahepeal tulnud natukene puutööd teha, et endale ülalpidamist teenida. Võib-olla ei oleks päris igal pühapäeval jõudnud uues kohas inimestele manitsusi ja noomitusi jagada. Aga oleks küllalt olnud neid, kes kuulevad seda, kuidas nad ikka ja jälle on rikutud, pahad, ekslikud ja õigelt teelt kõrvale kaldunud. Kui oleks tervisega kõik korras olnud, oleks võinud olla pikk ja viljakas jutlustaja karjäär. Aga ei oleks olnud lunastust. Ei oleks olnud armu. Ei oleks olnud lootust sinule ja minule, kes me ikka ja jälle ekslikud oleme. Ei oleks olnud lootust ühele tüdrukule lõhkiste põlvede ja nokatsmütsiga. See, et Jeesus seisis kohtu ees, kannatas mõnitusi, peksu, ristilöömist
suri ja maeti maha. Ja ometi tõusis meie heaks üles. On ainus kuulutus, mida me tõeliselt vajame. Ta armastas meid niivõrd, et ta suri meie eest. Igaühe eest, iga patuse, iga vääritu, iga tühise, iga tülgastava ja koleda, iga rumala ja harimatu eest, kes üksnes võtab ta oma elu issandaks vastu. See on ainus, mida on vaja teha. Meie ise ei suuda ennast parandada. Meie ise ei suuda patust hoiduda. Me oleme patused, me oleme alati patused. Ent ometi oleme me patustena õigeks mõistetud Jeesuse lunastusohvri läbi. Selle läbi, et tema kannatas kohtumõistmist, kohtu all olemist ja karistust meie eest. Tema ütleb, tulge mu juurde kõik. Ja sellel kuulutusel ei saa olla teist tähendust kui üks ainus. Sa kõlbad. Sinu üle ei pea mõistetama kohut. Sa kõlbad, sest Jumal armastab sind. Ka siis, kui sa oled patune, ka siis, kui sa oled vääritu, ka siis, kui sa oled ekslik. Jumal armastab sind ja tahab sind lunastada. Aamen. Ja me paletame. Kõige väeline issand, meie täname sind, et sa oled lasknud meie pärast enese üle kohut mõista, lasknud end mõnitada ja pilgata meie eest, lüüa ennast risti ja surra meie eest ja tõusta üles meie eest. Meie täname sind selle eest, et sa kutsud kõiki, kes on vaevatud ja koormatud, mitte üksnes häid ja õigeid või neid, kes ennast ise paremateks ja õigemateks peavad. Meie täname sind, et sa annad kõigile lootuse oma igavese armastuse läbi, et sa halastad meile kõigile. Kutsud meid kõiki, lubad meil kõigil tulla. Meie täname sind, issand, selle eest, et sina ei ole karm kohtumõistja, kes ajab seadusraamatust näpuga järge, vaid et sinu südames on koht armastusel ja halastusel meie vastu. Meie täname sind sellepärast, et sa oled meie elu issand. Me tahame võtta sind selleks vastu. Me tahame kuulutada sinu nimel seda sõnumit kõigile. Ja sinu õpetatud sõnadega meie tahame sind paluda üheskoos ja ühest südamest. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile rahu. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Head sõbrad, tänasel suure nädala teisipäeval tervitan teid südamest Tampahla-Villi nimelisest pisikesest linnast, Püha Sebastiani kabelist. See on imeliselt õdus palvepaik, kuna see meenutab mulle armastatud Hargla kirikut natukene, on küll suuresti pisem. Õigupoolest võiks selle vist Hargla kirikusse sisse panna ja jääks natukene ruumi ülegi, aga interjöör on natuke sarnane ja
Tõesti, väga armas on siin olla ja hea tunne on mõelda selle üle, et kuigi me oleme kilomeetrite poolest üksteisest lahutatud, võime me üheskoos siiski palveosaduses pöörduda Jumala poole ja tema enese õpetatud sõnadega palvetada seda kõike, mida meil elus vaja on ja õigupoolest kõige suuremat, mida meil elus vaja on. Armastust, Jumala lähedust, seda teadmist, et tema ei põlga meid, ei tõuka meid ära, et tema jaoks ei ole keegi meist liiga halb või liiga vilets. See on kuulutus, mis annab lootuse igale inimesele. See on midagi, mille tähe all on hea alustada uut päeva, mida on hea meenutada siis, kui me iseennast halvasti tunneme, kui meidki on põlatud, hukka mõistetud, meie kohta inetusi räägitud. See teadmine, et Jumal on suurem igast kuulujutust, igast madalast ja tühisest pahaks panust, igast kiusuajamisest. Tema, kes on meist ometi parem ja suurem, ei põlga meid väikeste ja väetitena sellegi poolest. Seda teadmist soovin teile jätkuvasse nädalasse. Soovin südamest, et teie tee Jumala juurde oleks tasane ja sile. Olge väga hoitud Jumala peopesal. Kandku tema teid läbi raskuste igavese elu poole. Aitäh teile! Ja me kohtume teiega juba uuesti homses palvemõtiskluses suure nädala kolmapäeval seniks nägemiseni ja aitäh kuulamast!